Lugupeetav Vabariigi President, lugupeetav kultuuriminister, lugupeetav Rahvusvahelise Maleföderatsiooni president, daamid ja härrad, malesõbrad lähemalt ja kaugemalt. Mul on Maleliidu poolt suur enda rõõm teid siin kõiki tervitada ja erakordselt hea meel on teid kõiki siin näha. Ja on südamest hea meel, et malekonverentsi Paul Keres ja Eesti male tulevik on tulnud tervitama Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Palun. Kallid malesõbrad, tere! Ma olen sündinud 1969. aastal. 70ndate teises pooles ilma ja elu taipama hakanud lapsena kasvasin ma meie rahva suurte meeste varjude saatel. Kui mina maailma asjadest hakkasin aru saama, siis ei olnud enam Kerest. Ei olnud paljusid Eesti kultuuri suurkujusid. Eesti riiki ka ei olnud. Lapse jaoks sulasid kõik need mineviku mälestused ja varjud kokku üheks tervikuks. Vahel oli vanainimeste vestlust laualt laudina varjust pealt kuulates ka võimatu aru saada, kuidas mõne suurmehega täpselt siis see lugu oli. Millegipärast arvasin mina veel varajastes algklassideski, et Paul Keres oli elanud hoopis paguluses, Eestist lahkunud. Vist sellepärast, et ta suri 1975 Helsingis. Seda olin ma suurte inimeste kõnest välja peilinud ja meelde jätnud. Ma olin siis 5. ja kui keegi suri Helsingis, siis järeldas okupeeritud Eestis kasvav laps automaatselt, et tegu pidi olema väliseestlased. Sest kodueestlased teadagi ei reisinud vaba Euroopa pealinnades. Vähemasti minu maailmas selliseid ei olnud. Selline on mu esimene teadlik mälestus Paul Keresest. Hämmastus sellest, et temagi oli Nõukogude Liidu kodanik. Kogu Paul Kerese saatus ja see ebaõiglus, mis talle, aga teistelegi meie sportlastele okupatsiooni ajal osaks sai, kasvas mu hinge vähehaaval ja hiljem. Koos süveneva võimetu vihaga meie rahva saatuse pärast. Keres on mulle alati kehastanud seda ängi, mida okupatsioon meile tähendab. Huvitav on, et see äng jõudis tolla ja noorteli, vaatamata sellele, et me asusime ju ikkagi Nõukogude ruumis, kus kehtis range tsensuur. Keresest räägiti. Ja räägiti sedagi, kuidas ta oleks võinud olla kõige suurem, aga ei olnud. Sest me kõik teadsime miks. Sest Nõukogude võim oli tema elu ära rikkunud, nii nagu seesama võim iga jumala päev tegeles meiegi elude ärarikkumisega. Kerese aastaks valmis Paavo Kivisel mahukas koguteos Paul Keres mälestusi, materjale, kirju. Kivine ütleb selles: suurrahvastel on imetlusobjektiks valitsejad ja väejuhid, eestlastele on vaimujõudu andnud sageli sportlased, Luuri, Palusalu, Keres. Sest spordivõit annab väikerahvale usku. Paavo Kivine on kõik need 3 suurmeest raamatusse kirjutanud ja natuke on tema ise seeläbi nende kangelastega üheks saanud. Keres liitis meid rahvane nii, nagu laulupeod liidavad. Tema korda saadetut on hinnanud peale meie eestlastega kõik Kerese kolleegid ja konkurendid. Eks-maailmameister Boris Spassky on nimetanud Kerest 20. sajandi suurimaks maletajaks, veel enam male ja Rooma paavstiks, tõeliseks hiidlaseks, kulliveriks lilliputtide maal. Keres lahkus meie seast ülepuhtuselt vara. Juba mitu põlvkonda nooremaid maletajaid ei ole tema isiksuse võlu vahetult tunda saanud. Seepärast on hea, et Rahvusvaheline Maleföderatsioon valis 2016. aasta Paul Kerese aastaks. See on meile austav, kohustab ka. Me peaksime üheskoos nõu pidama, kuidas Kerese pärandit parimal viisil kasutada Eesti male hüvanguks täna ja tulevikus. Eelmisel nädalal rõõmustasid Eesti koolilapsed meid suurepäraste PISA testi tulemustega.
Nad tõestasid, et nad oskavad leida ülesannetele loomingulisi lahendusi, mitte ainult tuupida. Eks tänapäeva maleski õpitakse tippu jõudmiseks arvuti abil vähe sadu pikki arenguvariante. Ent ühel hetkel tuleb ikka maletaja lappi võtta see kõige tähtsam nupp, tema oma pea. Siis selgub, kelle nupp nokib, kellest saab võitja. Tänase konverentsi viimane teemaplokk, koolimale, see on eriti tähtis. Maleõpe on tähtis uute meistrite koolitamiseks, aga maletunnid on tähtsad laste mõtlemise arendajana. Tänapäeva laps ei oska väga hästi süveneda. Tema tähelepanu kipub hajuma ruttu. Ta otsib hästi kiiresti seda uut akent, mida avada. Ei ole paremat süvenemisharjumuse tekitajat, kui on male, keeruline lauamäng. Koolimale aitab tähelepanuhäireid vältida, ma olen selles kindel. Malenurk pakub nii vajalikku rahu sellest meie meeletult pöördevast maailmast. Tahaks isegi vahel maha istuda ja nupud lauale panna, sest paljudele meie põlvkonna inimestele oligi male ja mõnes kodus ka kabe võib-olla üks põhilisi meetodeid, kuidas oma igapäevaellu süvenenud vanemad sugulased endaga üldse suhtlema panna. Kui oli vihmane pühapäev, siis aitas natuke malet ikka omavahel jutule saada. Igaüks ei pea olema meister, aga rahu ja vaikust vajame aeg-ajalt kõik. Males on seda varjupaika ja turvalisust ning usku sellesse, et inimene on ja jääb olema alati võimsam kui mis tahes tehisintellekt. Male on loodusliku, loomuliku intellekti ülimuslikkuse tõestus. Seejuures väga lihtsasti mõistetav. Jõudu teile tänaseks päevaks!